Tere, mina olen Ingrid Maadvere. Me teeme praegu luulekogu Juhan Liivi luuletustest. Valmis on tiitelleht, sisukord, lehekülje numbrid ja nüüd me teeme siia juurde ka sellise asja, nagu me lisame siia pildid. Ja ülesandes on nüüd niimoodi, et kas te otsite need pildid internetist või siis te joonistate ise. Teeme nii, et 2 luuletusele te otsite internetist pildid ja ühele joonistate ise. Nii et vaadake, lugege oma luuletused nüüd läbi, et mille kohta te tahaksite ise siis joonistada. Näiteks lumehelbeke, ma mõtlen, et selle kohta ma äkki joonistan ise. Nii, siin on tulen, selle kohta otsin ja viimane oli mul talvine tihane, vot tihast ma ka joonistada tahan, ma otsin pildi. Aga tehke videos väike paus ja mõelge, milliste luuletuste kohta te otsite ja mille kohta joonistate. Aga nüüd teil on otsus tehtud ja esimene asi, ma näitan teile, kuidas siis otsida. Ja tegelikult on võimalik otsida pilte ka siit samast Google Drive'i dokumendist. Nii et kui ma lähen nüüd siis selle luuletuse tulen juurde, no lähen siia lõppu, näiteks paneme kursori ka kohe paika, et see on siin, siis siin on seesama koht, kus me oleme kogu aeg käinud, sisesta või insert ja siin on pilt. Ja vaadake, siin on ka otsi veebist võimalus. Ja kui ma nüüd panen siia, et ma tahaksin, näiteks siin ongi siis sulalumi, et ma tahaksin nagu mingisugust lumega pilti, kus on siis lume sulamine, ma kirjutan siia näiteks lume sulamine, siis ta otsib mul pilte, mida ma saaksin siis siia lisada. Ja kui mul tuli päris palju, aga ma tahan puu ja paneme puu ka näiteks puu pealt, kas siis midagi tuleb? Ei tule midagi. Ma võin ka alati kasutada näiteks Google Translate'i, et kui ma panen otsingusse, inglise keeles ta alati otsib paremini, et näete Translate ja siis on see Google'i tõlge ja paneme siis nii, et mina kirjutan eesti keeles, et lumi sulab puu pealt näiteks. Nii. Ja kui ma nüüd siis selle siit kopeerin, valin välja või siis näete, siin on ka copy olemas, copy. Nii, ja lähen nüüd otsin oma siis selle faili uuesti üles ja panen nüüd siis selle otsingu peale selle inglise keelse. Kustutame selle ära. Nii, teeme parema hiire klõpsu ja kleebi. Vaatame, kas ta siis siit midagi leiab. No näete, vaadake, kui palju ta siis leiab, eks ole, et inglise keeles on lihtsalt rohkem sisendit siin. Ja vaatan neid pilte ja vot, et mõtlen, et et missugune mulle siis siit sobiks, no näiteks see, siis esimene asi, klõpsan selle luubi märgi peal, see pilt tehakse lahti, ma saan natukene suuremalt seda vaadata, oi kui ilus pilt. Siin üleval mul on vaja kindlasti ka linki, nii et ma klõpsan ka selle lahti, ta avatakse mul siin eraldi lehel. Nii, siin kui küsitakse mingit nõu, siis ma võin alati siin nendes valikutes nõustuda mitte kõigega. Ja nüüd siis, kui see pilt mulle sobib, siis lisamine käib niimoodi, et klõpsan siis selle pildi peal ja siis tekib mulle siia see nupp sisesta. Hopp. Ja pandigi pilt. Nii liiga suur. Pilti lohistatakse alati väiksemaks nurkadest. Nii. Ja kui mulle ei meeldi, et ta on siin all, siis kui ma pildi peal klõpsan, mulle tekivad siia alla sellised valikud, et ma saan teda nagu paigutada. Murra teksti tähendab seda, et ma saan teda vabalt nagu tõsta oma luuletuse sisse niimoodi. Siis on võimalik teda ka panna nii, et ta on kuskil siin mingisugusel teksti piiril, siis ta võib olla teksti taga ja teksti ees. No mulle tundub, et kõige rohkem praegu mulle sobib see murra teksti, et ta oleks siis sellisel kujul ja näete, pilt on mul luuletuse juurde, lohistan nii, mulle meeldib nii kõige rohkem, luuletuse juurde pandud. Nii. Ja nüüd ma ütlesin teile, et ärge pange seda linki kinni, see on teil siin üleval, sellepärast, et seda on meil ka vaja. Lähen lingi peale, teen parema kiire klõpsu kopeeri, läheme uuesti oma luulekogusse ja nüüd lähen kõige lõppu, kus mul viimane luuletus siin on talvine tihane, lähen siia lõppu, teeme ühe enteri ja läheme järgmisele reale sisesta, piir, lehekülje piir ja kirjutame kasutatud allikad, sest see pilt ei ole meie joonistatud ja see tähendab seda, et me peame sellele viitama. Ma näen jälle, et ta on natukene jälle joondatud mul siin liiga palju ära, kui teil on sama mure, siis lükkame ta siit, näete, tagasi, hopp, nüüd on ta tagasi, enter ja
paneme siis siia lingi. Nii et parem hiireklõps või Ctrl-V või kuidas te kleebite ja näete, mul on siin ka olemas siis see pildilink, need pärast on võimalik näha. Ja teeme korra selle tihasega ka läbi, et teil on siis meeles, nii talvine tihane, kõigepealt lähen kõige lõppu, panen kursori siia, võtan sisesta, panen pilt, otsi veebist, nii siia kirjutan otsingusse tihane. Kui mul ei tule pilte, siis mäletate, et teen lahti Google Translate'i, kirjutan siia selle sama, mida ma tahan otsida ja tuleb mul, näete siis siin selle tihane inglise keeles. Nii lähen uuesti siia. Mul siin muidugi tuli juba päris palju, aga vaatame, kas inglise keeles tuleks äkki veel rohkem või. Nii, no näete. Ja nüüd siis valin siis selle tihase siit välja, näiteks selle, kõigepealt luubimärgi peal, eks ole. Siis on kindlasti vaja mul seda aadressi, nii, teen selle siit lahti, nüüd lähen tagasi, tulen siit praegu, panen nüüd selle kinni ja selle tihase siis lisamiseks klõpsan peal ja sisesta, pilti teen väiksemaks nurkadest, nii, mulle meeldis selline paigutus, panen ta siia kuhugi tekstile niimoodi juurde, kas siis siia lõppu või algusesse, ise nihutate, kuidas te tahate, et tal teie meelest ilusti on. Ma jätan ta näiteks siia vahele. Nüüd lähen uuesti üles, kopeerin selle lingi, valin välja, parem hiireklõps kopeeri, avan oma luulekogu, kõige lõppu, kuhu panime kasutatud allikad ja siia enter ja hopp. Ja kui tahan, et lingiks saab, siis lisan siia ühe tühiku lõppu ja siis sellest moodustub link. Nii et lisage nüüd ise ka siis 2 pilti oma luulekogusse.